Tere, ma loodan, et me oleme laivis. Vaatame kiiresti, kas oleme päriselt ka laivis või ta laeb alles. Nii, nüüd on vist end live video, nüüd läksime laivi. Tere hommikust, jah, minu poolt ka. Mina Oskar. Martin. Oleme siis Konsult kinnisvarast ja teeme järjekordselt laivi sellest, et räägime kinnisvarast ja oma igapäevatööst ja oma protsessidest, kus me takerdume ja kus me õpime ja jagame teile ka, mida ka kliendid küsivad ja absoluutselt. olukordi tekib nagu. Ja neid müüte ja tegelikkusi on palju. Praegu mul tuleb kohe hooga meelde, et täna hommikul suhtlesin ühe inimesega, kes müüb juba aastaid kinnisvara kuskil Tallinnast 50 kilomeetrit kinnistuid siis. See on üks suur kinnistu, ta on hinnaga teinud igast tralli seal ja lõpuks ma vaatasin selle projekti ise ka üle ja tegelikult oli lihtne arusaam, et see hind on umbes 40% üle turuhinna. 30 vähemalt ja selleks ei müügi. Et siit üks nõuanne kohe alguses, et suur müüt või tegelikkus on see, et turu peal müüakse päris tihti nagu asju vale hinnaga ja siis inimesed jäävad jänni ja aastaid müüvad ja ei saa aru ja ei taha nagu uskuda seda, et tegelikult on kõik asi hinnas. Ja siin võib-olla mulle meenub need olukorrad, kus siis vahetakse välja maakler, et maakler ei saa hakkama nagu või maakler ei ole piisavalt teinud nagu, kui on algusest peale räägitud, et hind on liiga kõrge. Jah, ja kõige kurvem on see, et siis teise maakleriga lastakse hind alla ja siis tema müüb maha ja siis teda peetakse heaks maakleriks, aga tegelikult enne seda on nagu pikk periood, kus on nagu peedistatud seda hinda, et laseme siis õige koha peale selle. Selgitatud ja räägitud ja tehtud. Tihtipeale me ei taha hinda alla lasta, vaid me tahame hinna viia õige koha peale, õigesse kohta turusegmendis, et see saaks müüdud. Et ma ei teagi, kas ma olen midagi müünud sellist, kui siit edasi minna kohe mõttega. Kas ma olen midagi müünud päriselt nagu niimoodi, et me müüme teadlikult odavalt maha, kuna kellelgi on kiire või mingi jama on, et me oleme alati teinud pigem nii, et me vaatame turuhinna üle ja me saame aru, et kui me läheme turu sinna alumisse otsa, et siis on nagu juba tekib huvi, et kunagi sa ei pea müüma nagu selles mõttes odavalt, et sa annad nagu tõesti odavalt ära, et Mõjete jaoks on endiselt iga end, mis sa soovitad, siis peab ikkagi ta odav olema nende mõttes. Et isegi kui hindajatega koostöös on küsitud arvamust ja jõutud siin mingi hinnani, siis paneme ikka 10% juurde, 20% juurde, aga üldjuhul jäävad need asjad siis ka nagu seisma ja siis on hiljem inimesel keeruline tegelikult hinda langetada, kuna summad on tegelikult suured, mis on vaja muuta nagu. Absoluutselt. Kuule, aga ma teen oma klassikalise loopargi ära, kes näeb, siis kaamera on meil nüüd parem, valgus on parem, mingi lamp paistab sinna, aga sellega poolest tegelikult ei ole üldse oluline minge kodulehele loopargi.ee, meil on seal looalavikus katusekorterid, 9 tükki. Tore on see, et kui meil karp maha tuli, siis huvi on kasvanud, inimesed tunnevad huvi ja tegelikult ootavad novembrit, siis me saame sisse ka viia, nii et kindlasti me teeme seda. Karp, aga ikkagi... Maja väljast on valmis selles mõttes, fassaadi kõik on tehtud ja tegelikult trepikoed on ka tehtud ja uksed on vahetatud juba kõikidel korteritel, mis annab seal trepikoes sukse ilusa feelingu ja teised kolmandale saab nüüd juba trepist minna, ei pea enam tellingute pealt minema ja Tellingud on maha võetud. Jaa, tellingud maha võetud. Vaid maja ees on tellingud veel, et ehitavad seda kogu. Mis on äge. Nii et kusjuures ma vaatasin eile loole tuli üks katusekorteri selles kõrvalmajas kollases, vaata, mis seal on ilma kasutuslubadeta juba 20-15 aastat. Ja miks? Sellepärast, et kunagi tehti asja teistmoodi, täna nüüd ei saa sinna kasutusluba, aga seal oli üks üüripakkumine. Et see on hea näide sellest, et ma lihtsalt vaatasin selle üüripakkumine, sest oli mingi 500 € või mingi siuke asi, kahetoaline, siuke pisem, et hästi palju ikkagi oleneb ka sisustusest, et seal oli mingi rohelisi sein ju siuke hästi odav köögimööbel, mulle tundus ja nagu siuke lipp lapi peal, mina nimetan. Visuaalne väljanägemine on oluline. Nagu hästi lihtne, et see on hästi oluline, et saada head üürihinda. Tihti küll tehakse nagu kiirelt ja odavalt remont, aga tehakse ka nii, et enda maitse järgi, aga absoluutselt, see ei pruugi turule meeldida. Ei sobi nagu teistele palju. Ja siis pulli pärast vaatasime Martiga, palju on KV-s, hakkasime vaatama lihtsalt palju on täna Tallinnas, Harjumaal siis pakkumisi korteritega. Tallinnas ainult, mitte Harjumaal.
Tallinn jah, selles mõttes Tallinn jah, kogu Tallinn. Tallinna alla kuulub ka Haabersti ja tegelikult siis Vanalinn ja Põhja-Tallinn ja kõik Pirita, Nõmme ja kõik muud. Igatahes 4600 pakkumist, aga mis mind hämmastas, oli pigem see, et kui sa võtsid kogu Eesti, siis see arv on tohutult kasvanud. Et tavaliselt on see nii-öelda siis neljakohaline number, siis täna on ta viiekohaline, et tavaliselt varieerub seal 8000 juures. Siis praegu on ta 10 000, mis ta oli, 10 800 või? Et päris suur arv kortereid on müügis, 10 427 kogu Eesti peale kokku. Et see arv on nagu viiekohaliseks läinud, mis on nagu päris suur. Aga mis ma siin Tallinna korteritest naljaga rääkida tahtsin, on nägime ühte pakkumist müükkorteri kõige odavamatest hakkame pihta. Et siin on need üheeurosed pakkumised. Kes ei tea, tegelikult siis portaalides on tihtipeale need esimesed kõige odavamad pakkumised. Need ei ole üldse korteri pakkumised, vaid need on kokkuostjad, kes tahavad korterid osta enamasti. Et need ei ole mingid anomaaliad seal. Need pealkirjad tuleb panevadki välja, et leida endale siis osta midagi. Ja. Aga mis me siis nägime, vallasvarana on müügis aadress on isegi pandud, Pärnu maantee 352. Mobiilne kodu 16 500 eurot, 14 ruutu. Et tegelikult see on siis tegemist järelaagisega, et tundub, et KV-s müüakse ka autoverusid juba. Et just ongi kodu, gaasiküte ja gaasipalooniga ja all good. Autos saad elektri, kui paned elada ja... Et miks mitte. Ja vaadake ise järgi, et lihtsalt ei silma suht naljakas. Kuule, aga lähme tõsiseks, räägime siis natukene nagu oma nendest väikestest asjadest, mis me tahtsime teiega jagada. Martil tuli üks idee, et tahaks täna garaažidest rääkida. Mul on viimasel ajal mitmeid garaaže müügis on praegu ka. Et inimeste jaoks on ikkagi see, millal teda nagu müüakse, et kas garaaži ühistu liikmelisus, et notarisse peab ikka minema, aga et mis see nagu erinevus on, et siis põhisiste jaoks garaaži liikmelisus korteri omandiks, mis on garaaži ühistuse või nii-öelda korteri ühistu põhimõtteliselt, või ka tegelikult garaažid kõik. Et see nagu muudab seal seda protsentuaalselt, kellel nagu nii-öelda kellega võim on nagu. See on hästi oluline, see kellega võim on. Seal on see, kui on see liikmelisuse ostmine, siis on see, et ühistu liikmelisuse ostmine, et sa ei osta justkui endale korteromandit, vaid sa ostad lihtsalt liikmelisust. Siis on oluline see, et kui seal kellelgi on 51% või rohkem, siis ta põhimõtteliselt võib otsustada, või siis hunnik inimesi 51% kui otsustab, näiteks on 3 inimese käes, you name it näiteks. Kui nemad otsustavad, et see tuleb maha võtta, siis see tuleb maha võtta. Ja leppivad suht odavalt maha müüa või siis... Tegelikult sa oled nagu suht halvas olukorras siis, kui sa oled enam vähemus selles seisus. Et kas sa saad odavalt lahti või siis lammutatakse maha ja võib-olla saad, ma ei tea, tulevikus... Jah, garaažide puhul ka, et ikkagi üsna väga erinevad nagu tasud on, et ühes majas oli 300 eurot aastamaks, teises oli 40 eurot aastamaks. Mis sinna sisse pannakse siis? See on ju oma elektrialad? Mingisugune remondifond justkui. Hoida korras midagi, võib-olla mingi elekter, vesi. Mõnes garaažis on vesi, mõnes garaažis ei ole üldse vett kasutada. Mõnes garaažis on isegi küte mingi ventilatsiooniga nagu tehtud. See on ise tehtud ju? No, see on kõik sinna sisse ehitud ühiselt ikkagi üldjärg. Ühiselt või? Mõnes garaažis on, Kuskil on mingi väike katlamaja siis? Maalis garaažis oli jah, et... No okei, maalis, need on need suuremad ehitused. Jah, need olid nagu suuremad. Ma mõtlesin, et see maapealsetest räägis. Osad on need läbi mitme korruse garaažid ja et hinnad on väga erinevad. Minu vanasel oli kunagi Mustamäe, kui ma elasin Vildel kuni 3. klassini, siis minu vanasel oli Solnoki juures, kes teab, on seal garaažid. Ja seal on ka see suur kortermaja, see arendus, vana raadiomaja tehti korterelamuks, mingi firma tegi mingi üürikorterit sinna. Musta värvi maja on ta nüüd. Igatahes siis ta käis alati 5 õhtul oma auto sinna garaaži. Ma olin taga kaasas mõnikord ja oma Audi 100. Paljud garaažid seisavad täitsa tühjalt. Mõned garaažid on, kus siis autod lihtsalt seisavad. See on nagu kullaga on. Ja siis paljudel on ta lihtsalt ikkagi ka niisugune hobi, mingi auto hoidmise koht, mingi nokitsemise koht.
mõnele meeldib ikkagi igapäevaselt viiega autot enne garaaži nagu jah. Ma olen jumala nõus sellega, et paljude jaoks on see nagu täielik. Kui mõelda, et kui kroon lõppes ja euro algas, olid need hinnad ikka paar tuhat eurot garaaži. Paar tuhat eurot. Euro alguses nagu. Siis tänaseks on ikkagi 10, 15, 20, 25 tuhat isegi Mustamäel näiteks. Sama palju on tõusnud, kui oli krooni euro kurss 15,644. 15 korda. Et endiselt on huvilisi palju, kes tahavad oma asju nagu hoida seal ja kell on lihtsalt kolakamber seal. Kaua meil euro on all 15 aastat? 2010 tuli jah? 2010 tuli vist jah. No need. Et päris suur tõus on nendega toimub. Kes tol hetkel ostis garaaži kokku, siis sai nagu krüptos umbes 10-15 tiksi 15 aastaga paha. Endiselt on nagu huvilisi, see on nagu mitte huvitav, aga lihtsalt, et inimesed tahavad endiselt garaaži omada nagu, et pole need inimesed kuhugi kadunud, et mõtled küll, et neid panipaikasid ehitatakse, uusi neid ägedaid, neid nutiladusid ja asju, aga tundub, et Mustamäe piirkonnas ja ka mujal on need garaažid väga-väga hinnatud ütleks. Inimestele meeldib oma staffi hoida oma garaaži. Kes on sisse ehitanud omale täitsa niisuguse nagu köögi ja tualeti lausa, ma siin vaatasin mingid variante. Kuhu? No kui sul on vesi olemas, siis sa saad nagu ikkagi nagu... Aga vesi ei ole kanal. No kuidagi nad on igatahes suutnud selle teha nagu. No see on next level, et ilmselt need on mingid illegaalsed tegevused. Aga okei. Koos käimise koht. Millega sa siis viimase garaaži maha müüsid sinnaga? Või millega müüki läks? Tammsaare teel viimane oli tegelikult Angervalkse tänaval, see on see Ristiku tänava juures. Nii, sokeeri inimesed, millega müüsid? 16 000 oli renoveeritud garaaž. Seest oli just kõik ära värvitud. Aga väljast katud oli pidased? Ei, see on see läbi mitme korruse garaaži maja, aga see oli täitsa parem koht nagu. Aga Tammsaare tee ääres, seal kus McDonald's on, seal on 21 000 ja ühe müüs on 23 000. Et samas kõrval remonti vajavad, kus on ikka läbi lastud, seal on ikka 17 000. Praegu on retkedeel on 33 000, on 2 kõrvuti garaaži. Ostuhuvi seal on olnud, aga nende autod ei ole sinna ära mahtunud. Garaažid olid iganud pikkad. Autod on pikad. Autod olid pikad. Uued autod on neid pikemaks ja suuremaks ja laiemaks. Laiemaks suuremad garaaž on, aga kõrgusega ei ole probleemi. Võib-olla oli sõiduauto siis? Jah, sõiduauto mahtub sisse, aga Ameerika auto oli mahtunud tagu pikkuselt ja mahtunud auto garaaži. Loogika. Aga huvilisi on endiselt, et võib-olla täna osta ja 10 aasta pärast müüa, siis ma ei tea, kas siis on nagu 50 000. Ja keegi tegelikult see hinnatõus on nii meeletu sükeste asjadega on nagu tegelikult ega keegi ei arva, et garaažidega saaks kuidagi moodi. Me ju ise vaatasime kunagi 6 autokohta oli või? Me tahtsime rääkida natuke autokohtadest ka. Garaaž on üks asi, autokoht. Maja alla. Aga mõnes kortermajas on täna niimoodi, et ja sellega mõned täitsa tegelevad. Ma tean, ma olen seda kinnisvara kogukondas kuulnud, et omavad 20 parkimiskohta erinevatel objektidel. Kui sai veel osta. Kui sai veel osta, et vanasti tehti niimoodi, et olid need parkimiskohad, autokohad maja all, mis tehti esimesed suhksed võib-olla Kristiines ja mujal ka. Olid korteriomandid. Ja neid sai väljapoole maja müüa ja tegelikult oligi siis see, et mõned ostsid kokku neid. Kõik said osta ja meiegi vaatasime sinna ühe korra mingi aastaid tagasi 6 kohta linnu, kus oli Kristiines seal vanema, uus arendus kunagine, oli 10-15 aastat vana maja ja oli 6 või 5 parkimiskohta müüa, kuna mingi firma kasutas selle, nüüd kolis ära sealt ja tahtis lahti saada. Ja see hind oli tegelikult päris hea, 20 000. Aga meil oli seal dokumendid korras. Sealt oli natukene segadus. Igatahes selliseid inimesed sihukest äri teevad ja väga paljud ostavad ka garaaži kokku ja üürivad neid ja nende suur eelis on parkimiskohtade või garaažiga on suht see, et neil ei saa eriti midagi katki minna. Et nagu hooldusvaba. Hooldusvaba jah, sul on seal... Lihtsalt kui on üürnik sees, siis on üürnik sees ja ta maksab oma raha ja... Maksad ühistule võib-olla mingit kasutamise eest nende kommunaalmakseid natuke ka, aga sul hoitakse korras, koristatakse. Mis nende räägi üürindades ka, sa teed neid väga hästi, sa oled ju siin neid üürindades üürindades. Mustamäel ma arvan, see 50, kuni 100. Väga hea garaaž, 100 isegi saab.
aga ütleme linnas on garaaži hinnad Rotermannis on mingi 25-30 tuhat. Seal parkimiskohast. Jah, garaaži koht, parkimiskohad on nagu siis vanalinnas on isegi mingi 50 000 ringis need kohad. Seal on nii piiratud. Uue maailmas või üldse uuemates majades, ka isegi Mustamäel on garaaži kohad ka ikkagi 10-15 000. Et see on täitsa reaalsus, et täiesti uskumatu on natuke mul ka. Täna enam sa ei saagi nagu, saab, aga ütleme, keegi ei taha nagu müüa oma korterit ära, kui tal ei taheta osta ilma garaaži kohata. Kuigi näidatakse kuulutustes, et garaaži koht on müügis mingi hinnaga, panipaika mingi hinnaga, siis tegelikult ega nad ei taha neid eraldi müüa. Absoluutselt. Kõik tahetakse koos korteriga müüa. Ja mõnikord sa ei saagi niimoodi eraldi müüa. Natuke selline hinna lihtsalt mõjutamine ja nagu näitamine, kui korteri hinda on. Sa ei saagi mõnikord eraldi müüa, sellepärast, et kui ta on näiteks notariaalse kasutuskorraga, mis on meie üks tänane teema ka, siis kui sa ise omaniku staatuse kaotad, siis sa kaotad kõige tegelikult parkimiskohale. See käib korteriga kaasas, mitte isikuga. Et kui ta oleks korteri omand, siis on teine teema. See erikasutusõigus, seal on ka see. Erikasutusõigus on ka maja sisene. Nojah, seda küll jah, et kas sa lihtsalt saad nagu lihtsamini naabrile müüa või sa saad nagu. Sellest me kohe täna räägime ka, et lähmegi võib-olla, mul ongi sujuvalt siin pandud see erikasutuskord, kasutuskord notariaalne ja väljakujund kasutuskord. Et garaasidega, kui me ei räägi garaasidest nüüd, vaid räägime siis parkimiskohtadest maja all või panipaikadest, siis on hästi oluline see, et uusarendustes on see tavaliselt täna hästi lihtsalt ära reguleeritud, on panipaik ja parkimiskoht on erikasutusõigusega, mis tähendab seda, et maja siseselt teiste korteri omanikega saate neid notariaalselt muuta neid, et näiteks sa saad müüa oma naabrile selle oma garaaži koha ilma teiste naabrite nõusolekut. Täpselt. Et, aga näiteks, kui see on lihtsalt kasutuskord, notariaalne kasutuskord, siis peaksid iga kord, kui keegi tahab näiteks muuta seda plaani, siis peaks kõik korteriomanikud tulema tehingusse, mis on nagu mis on suht võimatu, sellepärast, ma ei tea, uues kortermajas võib sul elada 100 inimest, siis see protsess tegelikult nagu ei saagi teoks. Et selle erikasutusõigusega täna on nagu uusarendustus enamasti hästi lihtne, aga just see erikasutusõigus mõnes vanas majas nagu ei ole. Et seda tegelikult turu peal aetakse päris tihti sassi ja tegelikult inimesed teagi seda, mis asi on erikasutusõigus, mis on notariaalne kasutuskord ja mis on väljakujunenud kasutuskord, mis on siis vanad keldrid näiteks. Ajalooliselt väljakujunenud nagu jah, vanemates majades, üldiselt 5-kortetes majades on need keldrid, üks või 9-kortetes ei ole tavaliselt panipaikades välja. Põhja-Tallinnas puumajades samamoodi. Aga ajalooliselt väljakujunenud, ongi see, et kunagi jagati kõigile üks boks ja iga korter on nüüd oma boksi kasutanud ja annab selle lihtsalt järgmisele uuele omanikule nagu üle, et tegelikult mingit ühtegi paberit selle kohta ei ole. See väljakujunenud kasutuskord põhimõtteliselt tähendab tegelikult seda, et kui keegi suur Ivan tuleb ja ütleb, et nüüd on see minu oma, siis on sinu enda asi võidelda või sa võid ühistule justkui kaevata, et ta võttis ära, aga ega see juriidiliselt põhimõtteliselt tugevam õigus tegelikult on niimoodi. Ütleme, ta justkui läks ikka kehtima see peaks jaa, aga juriidiliselt sul ei ole nagu, see ei kuulu sulle. Ei ole midagi nagu mingit näidata midagi. Paberit ei ole selle kohta. Et kui te ostate, siis ostke alati kas erikasutusõigusega või notariaalse kasutuskorraga, et siis on nagu see, et see käib selle objektiga kaasas korteriga. Autokohtade ja panipaikadega vanasti tehti ka see, et see pandi lihtsalt korteri omandi hulka ja et see on 100-ruudune korter, aga tegelikult köetab mind on sul 70 ja siis ongi see mingi 20 ruutu on autokoht ja siis on veel 5 ruutu on panipaik ja küsitakse korteri ruutmeetri hinda kõigi nende eest nagu. Ja ka kommunaalarveid tegelikult küsitakse kinnistusraamatu järgi. Mõned ühistud on teinud nii-öelda õiglaselt, et on võtnud köetava pinna, aga mõned võtavad lihtsalt kinnistusraamatu aluseks ja siis maksad garaaži ja kõige eest, rõdu eest ja kõige muu eest. Aga täna on see kinnistusraamatut aluseks võtta, kuna... Need on uued korterid, vanad on kõik seal kirjas. Jah, vanad jah. Aga uutes arendustes täna enam kinnistusraamatusse tegelikult ruutmeetrid panda, vaid on viide siis plaanile, et sealt saab selle ruutmeetri kätte või siis ehitusregistrist.
aga noh, osad plaanid võivad olla erinevad, mis on päriselt, ühed on, sõltub millised plaanid on sinna sisse pandud, kas ehituse eelsed või ehituse järgsed nagu. No see on täpselt see, nagu ma nägin, millest ma täna räägin ka, see Rõugu, vaata. Et see tuli, hindamisel tuli välja, et panipaik on tegelikult kõikidele korteritele kinniseks ehitatud, tegelikult plaanid, mis olid arhiivis, olid avatud panipaik või pesuruum. Sellest on nüüd olnud, jah. Aga noh, see on niisugune pseudoasi sellepärast, et kui tegemist on nende kergseintega, siis tegelikult te võite oma korteri siseselt oma kipseintega teha, mis te tahate, te võite need eemaldada või mida iganes, kui need ei ole ju toetavad, vaid need on lihtsalt kergseinad, mis on lihtsalt kipsi peal, nad ei toesta midagi, siis tegelikult ei ole vahet. Selle alumiiniumkarkass, jah. Aga kui toalisus muutub, et siis selle peaks tegelikult ehitus... Võiks alati, absoluutselt. Võib seda ära, või peaks ära muutma. Kas meil on erikasutuskorrast ja väljakujunenud kasutuskorrast veel midagi rääkida? Vist ei ole. Pärast tuleb, siis võime sulle juurde tagasi tulla. Ma räägiks siis selle oma ühe tehingu, et see läheb kokku selle broneerimislepinguga ka, mida sa tahtsid täna natuke rohkem puudutada jälle. Kordame üle, et see broneerimislepingu müüt on päris tugev turu peal, et ja kuidas tegelikult asjad on, et arvamused ja arusaamad ja praktikad, et ma julgen öelda, et broneerimislepingutega on kõigil oma natuke välja kujunenud oma niisugune hea praktika, kuidas nad asju teevad. Ma olen näinud erinevatel büroodel erinevat moodi, mõnel on lihtsalt raha kandmine, mõnel on pikk leping, mõnel on nagu ühe lehekülje pikkune, mõnel oli üldse. Ja mis see õige või vale, siis on ükskõik, mis juristiga sa laua taha istud, siis igaüks räägib omast vaatevinklist täpselt samamoodi. Ja on ka riigi kohtus olnud kaasuseid, on ju erinevaid lahendid sellele. Et tegelikult kõige suurem märksõna vist on tegelikult ikkagi see, et mis selles lepingus kirjas on, mida te teete broneerimislepingu nime all. Et seal ei tohi teatud asju olla. Mille alusel te maksate ja milleks te maksate? Jah, aga sellest räägin pärast, et ma räägin ühest tehingust, mis sai tehtud, et nüüd võib ellutada. Et miks mõned tehingud lähevad mõnikord pikaks ja mis riske ma seal näen on see, et müüsime ühte 4-toolist suurt korterit, mis oli tegelikult müügiaeg suhteliselt optimaalne sellise korteri puhul alla pool aasta. 3. kuul leidsime huvilise, kes tahtis seda osta. Ja tegime broneerimislepingu ja tegime teadlikult kohe 6 nädala peale. Tavaliselt ma teen praktikas, mõtlen ausalt 1 kuu peale, et ma ei taha seda perioodi liiga pikaks saada, selleks, et kui ta läheb liiga pikaks, meil on olnud ajaloos olukordi, kus see liiga pikk aeg inimesed hakkavad kuidagi narreerima, üle mõtlema. Aga tegime 6 nädala peale ja tegelikult oligi siis juhtus see, et isik, kes nagu selle meiega pidi tehingut tegema, müüs oma kinnisvara ja üks tema kinnisvara tehing üldse välismaal jäi toppama. Üks oli Bulgaarias. Bulgaarias, jah. Ja veel huvitav case, et ta ei saa, näiteks Eestis on hästi lihtne, et sa võid ükskõik kus maailma otsas olla, sa põhimõtteliselt saad täna tehingut teha, siis Bulgaarias oli niimoodi, et Eestis Bulgaaria saatkonda pole Eestis, siis Soomes on lähim. Sõitis alguses helistus Soome vist, et kas seal konsulaadis saaks teha ja alguses öeldi justkui, et saab, siis tegelikult tuli hiljem välja, et tegelikult Bulgaaria valitsus ikkagi tahab, et ta läheb täiesti sinna maapinna peale, kus on Bulgaaria riik ja koha peale ja ta läkski sõitis sinna, et teha siis seda tehingut ja siis ta põhimõtteliselt 3 päeva enne tehingut helistas mulle, et see tehing jäi ära, et tema ostuosaline, kes oli hästi kindel ostja, ei tulnud kuskilt veel omakorda Jaapanist, et ma ei tea, kust kohast ta pidi tulema lennukiga. Ja siis, mis Bulgaarias on soe nagu või? Üsna tihti on soe. Selleks inimesed ostavad sinna suvekorterid või talvekorterid. Seal ikka aastaringselt on seal kogu see. Aga seal on ikkagi soojem nagu kui Eestis. Suvel on väga soe. Jah, suvel on väga soe, seda ma tean. Lihtsalt ma mõtlesin talvel nagu jaanuar-veebruar, mis see keskmine temperatuur on, ma ei tea. See selleks, igatahes siin ostetakse korterit tundub üle maailma. Soojem kui Eestis. Et Eestis ilmselt Saksa inimene niisama korterit suveks ei osta, et talvel käi. Aga tore oli see, et lõpuks ta leidis niimoodi lahendus, et seal kohalik maakler leidis tema korterile 2 tunniga uue huvilise ja ta sai järgmisel päeval veel omakorda selle tehingu tegelikult tehtud. Et ta sai see Bulgaaria korteri müüd. Ma ei tea, et mis hinnaga see müüd, et kas ta pidi hinda langetama? Ei pidanud. Et seal ta selles mõttes ta rääkis mulle ja siis kihvt oli see, et tal oli tegelikult lahendus õnneks
et ta saab ka osta selle teistmoodi välja, kui tal see tehing poleks toimunud. Et see on hästi oluline tegelikult, et ma olen seda turu peal tegelikult ka näinud ja ma olen kokku põrganud kahjuks selliste ostjatega, kes teevad hästi kiirelt, leiavad midagi ägedat, neil on raha puudu ja nad emotsionaalselt broneerivad midagi ära ja tegelikult nad ei tea, kas nad saavad oma kinnisvara müüdud ja meil on kahjuks olnud olukordi, kus inimesed broneerivad hooga, korduvalt ütleme, et noh, ärge kiirustage, sellepärast et kui te ei saa müüdud, siis teil on see raha ei kuulu varastamise juures, kui tegelikult. Ja on olnud olukordi, kus inimesed jäävad rahast ilma ja meil on ühe korral ka praktikas, kus me tegime 3 kuu peale võlaõiguslepingu, mida lähme pärast selle juurde. Ja inimene jäi nagu 10 000 ilma ja tal ei olnudki midagi muud teha. Ega noh, broneerimislepingu puhul saab alati ka osapooled nagu kokku leppida või ütleme uusi aegasid kokku leppida ja seal me seda tegimegi. Teine teisega nagu suhelda ja mõistlikult nagu rääkida. Broneeringuga ongi võib-olla see hästi hea paindlikkus, et tegelikult inimesed teevadki nagu just hea tahte kokkuleppe, et ma hoian sulle seda vara nii kaua, kuni kokku lepime ja ongi kõik. Ja siis, kui see aeg pikeneb, aga see on nagu arusaadav põhjus, et teistele ei müü, teistega reklaami ei jätka, kõik sellised. See on arusaadav põhjus, et kuule, et okei, lükkame nädal-kaks edasi, sellepärast et mul see tehing on nagu näiteks nädala pärast, mitte nüüd see kuu. Ja seal me tegime seda, ostja ja müüja said mõlemad aru sellest ja tegelikult olid mõlemad huvitatud, sai tehing tehtud ja lõpuks eile sai siis tehtud. Ka kaugtõestusena, nii et üks osapool oli Austraaliast. Ilge tegemine oli. Et kiitus Aivar Mesikäpa büroole, et need tehingud ikkagi tehtud saavad, et see peavalu nende notar.ee lehel, see on täielik müüsa seal vahepeal. Kui rohkem kui 5 osalejat on, siis jookseb see server alati kokku ja mina ei tea. Mul on alati probleeme, kui on palju osalejaid. Kui on 2-3, lihtne. Aga alati, kui on rohkem, ühe korra meil oli olukord, kus notar ise, ma ei mäleta notar, me ei olnud Mesikäpa büroos, kuskil mujal. Notar ise oli hästi tore, et ta tegi siukse lükke ja ta tegi niimoodi, et oli siuke probleem, et kõik kuulsid üksteist, aga notari heli oli hästi selline katkendlik ja meie ei kuulnud notarit, aga tema meid kuulis ja meie omavahel rääkides kuulsime üksteist väga hästi, aga notaril, kui ta rääkis, siis 3 lauset läks kogu aeg kaduma nagu. Ja siis me ütlesime notarile, et vaheta oma arvuti ära, et nagu äkki on selles probleem lõpuks, ta ei alguses tahtnud teha seda ja lõpuks tegi ja laitmatu oli kõik, et see tehnika peab alt vahepeal. Absoluutselt. Nii et kui te kaugtõestust teete ja teil on mingi pingeline, väga oluline, kriitilise tähtsusega tehing ja te olete kõik Eestis, siis mina soovitan, et minge koha peale, ärge jätke seda. Võtke see tund aega ja minge jooge kohvi ja tehke koha peale ära. Siis on kindel, et see tehing saab toimumiseks, et lihtsalt tehnika võib alt vedana. Et täna ei ole see minu arvast, et noh, mul ei ole ühtegi tehingut sulenevad lükkunud, mingi kaugtõestustehing selleks, et tehnika võib alt või? Ei, seda ei ole olnud otseselt. Okei, mul ka ei ole veel. Me oleme kannatlikult proovinud nii kaua, kui on tehtud saada. Aga mul on turu pealt kuulnud, et tegelikult on neid päris palju. Ja on ka see, et inimesed unustavad ära, et kui sa elus esimest korda teed seda, ega sinna nagu lihtne ei ole tegelikult minna seal, ta annab mingid hea teateid ja asju. Kuigi tegelikult ei ole midagi korrast ära, kõik toimib tegelikult. Okei, aga me saime sealt tehingu tehtud ja tegelikult asja jutu mõte oligi, et broneering võib olla tegelikult kokkuleppel ükskõik kui pikk, kui te tahate, aga meie praktikas tegelikkuses ei tee seda, mina vähemalt ei tee. Mina võin arvutada, nagu palju aega võib reaalselt minna. No jah, aga see kuu aega ongi siuke optimaalne aeg tavaliselt. Kui me räägime tavalisest protsessist, tavalisest korteri maja müügist või kinnist ostmisest. Kui inimesel on midagi veel müügis või tal ei kindla, kust ta raha saab, et siis ei teegi nagu plaani tegelikult veel ära. No sealt tulebki see teine samm sellesse praktikasse, et kui asjad nagu venivad, ma ei tea, üle 3 kuu, ma ütleks, siis võiks alati mõelda sellele, et te teete võlli, kui nagu osapooled on sellega nõus. Võlaõigusleping. Jah, eks võlaõiguslepingu, mis tehakse notariaalselt, et see on nagu väga selge ostu-müügi kohustus. Väga kindel, et see tehing saab tehtud, kust raha tuleb ja... Või siis sul on tagavara back-up, et sa tead, et sa saad kellelgi siis, no et sa saad selle välja osta, kui tähtaeg kukub. Saab laenu võtta kas. Ja seal on nüüd see olukord, kus me oleme näinud, kus inimesed jällegi kiirustavad. Ma ei mäleta enam seda kinnistut või olukorda, mida me müüa tahtsime, aga üks naine ei 25 000 eurost sellepärast ilma, et tegelikult kui võlaõiguslepingu teete ostja või müüa, siis tegelikult kui see tähtaeg tuleb, siis müüja ei saa lihtsalt öelda päeva pealt, et ma ei anna sulle lisaaega, tegelikult justkui peab andma... Võlaõiguslepingus on minust juba kirjas, et andma mõistliku aja veel asja
pikendus. Et igatahes tegelikult ta sai seda, see oli vist isegi päris pikk aeg, millest see oli 4 või 6 nädalat. No see ongi mõistlik. Et ostjal ikkagi oleks võimalus raha siis kuskilt tekitada, aga kahjuks tal ei olnud ka siis võimalik seda tekitada ja müüja lõpetas, nagu ta oma õigused on notariaalses nii-öelda selles samas notaris andis teada, et tehingut ei toimu ja... Kas see nüüd õige on või mitte, aga väga paljude tehingute puhul ikkagi seda broneerimislepingut nagu ei teegi või noh, mina ei ole teinud, kuna üks ütleb kindlalt, et tahab osta ja teine tahab kindlalt müüa ja jah, oleme teinud ka ilma nagu broneerimislepinguteta lihtsalt nagu oodanud, kõik on tegutsenud selle huvides, et saaks tehingut tehtud. Ma olen paar korda põletada saanud, ma ei tea, kas keegi ei ole... Aga saab, noh võibki olla nagu seda, et juhtub, aga nagu jah. Ma ei ole teinud alati broneerimislepingut. Ei, ma saan aru, aga ma olen paar korda saanud ja siis ma olen lihtsalt otsustanud, et mina näiteks täna ilma broneeringut. See on okei, erandjuhus on siis, et kui täna tuleb ostja, seal ei ole kedagi sees, tal on oma raha ja me paneme 3 päeva pärast notari, siis ma pole bronni näinud. Kohe, kui see aeg on mul on alati see, et kui aeg on pikem kui 2 nädalat. No, nüüd kui paar nädalat on tegelikult asja. Siis ma panen nagu alati bronni peale, ma ütlen isikutele, et esiteks see on... Broneerimisleping ei ole nagu ainult müüjale kasulik tegelikult, et mis ma sellega öelda tahan, on tegelikult see on ostjale mega kasulik. Selleks, et müüja justkui nagu vähemalt, noh, meie praktika on see, et me võtame müügipakkumise maha või siis paneme broneeritud staatuse alla, me ei vii sinna kolmandad isikud enam, me ei tekita seda konkurentsi enam ja nii on. Nüüd siit ma saan ühe erandkeisi tuua sellest broneerimislepingust. Et oli mul Põhja-Tallinnas kunagi üks äge katusekorter müügis, ühetoaline. Ma ise arvasin, et noh, kes seda ikka tahab, on ju. Aga tegelikult oli äge. Seal hästi selle Telliskivi linnaku lähedal. Ja siis see oli juba aastaid tagasi. Ma mäletan, et selle hind oli 50 000. Me tegime bronni ära. Reaalselt tegime bronni ära, kanti mingi 3000 või midagi üle. Ja tunni aja pärast oli siis mul telefon ja mulle öeldi nagu 10 tonni rohkem. See ei ole minu otsustada, eks, et osapoolt, mina võin ainult lepingud läbi. Ma ütlesin omanikule seda, et nüüd sulle, mul helistas keegi kolmas isik, ütles, et ta maksab 10 tonni rohkem. Ja käis siis see, et meil oli lepingus ka kirjas, et kui üks või teine rikub seda lepingut, siis on nagu see kokkuleppe hüvitis, nii nagu ikka, kompenseerimine. Siis ostja sai oma raha tagasi, kuna siis, mis ma öelda sellega tahan, on see, et ostja võitis selle kõrgem pakkumise, kuna ta võitis niikuinii isegi müüa. Kuigi ta võitis või nagu maksis trahvi ebamugav ja kõik see, aga... Seks, et meil oli notari aeg järgmine päev ja ma pidin ostjale helistama, et nüüd on siuke kehva olukord, et põhimõtteliselt samal ajal tuli 2 pakkumist, kuigi teiega me jõudsime justkui allkirjastada ja teie jõudsite raha ära maksta. Aga omanikule tehti veel kõrgem pakkumine ja kahjuks omanik otsustas selle kasuks. Ta oli veits pahane, aga ma nagu selgitasin seda olukorda talle nii, et kujutage ette, kui ta ise olete selles olukorras, et noh, saad 10 000 rohkem, see on tegelikult nagu... Oleks mingid muud asjad, siis võib-olla aga noh, raha määrab päris palju. Absoluutselt. See summaliselt on ka päris palju ikkagi. Et lõpuks müüja sai 6500 € rohkem raha. 15%. Absoluutselt. Ja läks nii, aga tegelikult... Sa müüsid liiga odavalt. Ma ei tea. See oli siuke, see oli väga omapärane korter ka, aga igatahes jah. Hästi palju vaadata, mul on Facebookis räige viitiga. Kogu aeg on see selleks. Ära vaata. Ja siis nii oligi, et ehk siis neid praktikas, neid siukseid kõrvalekaldeid tuleb nagu aeg-ajalt, aga tegelikult büroona me tegutseme kogu aeg mingite kindlate mustrite järgi ja võib-olla kõige suurem siuke erinevus, kuidas tavaklient versus meie tegutseme, ongi see, et tavaklient tegeleb, ta ei tea turupraktikaid. Et noh, ja siis ongi see, et ta teeb mingi oma loogika ja siis seal võib tulla väga-väga naljakaid olukordi, mis lõpevad nagu mõlema osapoole jaoks tegelikult mitte tehinguga. Et noh, see ei vii kuhugi lõpuks. Et hinnake ikkagi seda, et kas teil on kõik rahalised asjad teada, et te saate sel perioodil tehingu ära teha ikkagi. See on jah kõige olulisem. Kaitsta ennast selle koha pealt. Kui on veel mingi kolmandaid isikuid, see on midagi ma ära müüa, siis see on nagu eriti risk.
aga võlaõiguslepingu puhul ja kui te teete võlaõiguslepingut, siis see summa on tavaliselt seal 10, 15, 20% oleneb, kuidas kokku lepitakse. Siin mõned arendused küll pakuvad 5% sissemaksu juba. sa räägid nagu uusarendustes, aga eraisikutel on nagu võib-olla väiksemad, aga 10% võiks vähemalt olla. Muidu see summa on liiga väike. Ja see raha lähebki tavaliselt siis juba müüja kätte, müüja saab seda tegelikult kasutada. Aga nüüd ongi, kui see tehing ära jääb, siis ongi nagu keeruline olukord, kelle põhjusel see ära jääb nagu. No kui jääb müüa, siis müüa peab olema aru saama. Siin on ka võlaõiguslepinguid on neid, kus juba antakse korteri üle ja inimene hakkab seal juba remonti tegema ja siis jääb ikkagi tehing tegemata. Et see on veel nagu see kaasomandi teema puhul eriti nagu ohtlik ostu eesõigusega olukorras nagu. Aga jah, võlaõiguse puhul tehakse seda, et antakse üle ja usutakse ja tegutsetakse koos ühiselt, et saab see asjaõigus ka teha. Kas meil oli kunagi üks olukord enda kolleegiga, kes ostis ära kaasomandi osa ja tegi ka seal, vaata seal on see ajaraam, millal võib tagasi astuda nii-öelda tehingust. 2 kuud on ju. Teavitamisest ja pani sinna uue köögi ja tegi ühesõnaga tegi randuaalise minu arust. Igatahes ma mäletan midagi. Et mis ma sellega öelda tahan, praegu tuli lihtsalt meelde üks siuke olukord, et kui te ostate kaasomandit, mis isegi kui te notariaalse kasutuskorraga kõik on nagu all good ja kõik on hästi, siis on see teavitus hetkest. Kellelgi on ostu eesõigus, siis ei tasuks enam teha midagi kui... Suurt remonti ei tasuks teha, võib elada ja olla seal, aga 2 kuud võiks kannatada. Kui inimene ütleb, ostu eesõigusega isik ütleb, et ta ei soovi ostu eesõigust kasutada, siis tegelikult ta võib 2 kuu jooksul ümber mõelda. Ta võib viimasel päeval ümber mõelda. Et see, isegi kui te võtate allkirja, siis ta võib ümber mõelda, et see ei ole nagu ühe korra ütleb, et see on püsiv, et see aeg ikkagist jookseb. Ja lihtsalt hea on, et ta teab, siis kui 2 kuud on möödas, siis 2 kuud 1 päev, siis ta ei saa tulla öelda, et huvitav, kui täpseks sellega minnakse, kui päriselt see olukord on. Põhimõtteliselt võimalik kellaaegasid vaadata kellaaega järgi. Pange kellaaeg ka järgmine kirja. Kuidas seda teavitamist teha teise poole või seda ostu eesõigusega isiku, et kõige parem on minna võtta see notari leping paberi peal ja minna talle ukse taha, võtta allkiri, kuupäev, kellaaeg peale. Seks tal on õigus seda sisu näha, kui ta tahab. Jah, et tema peab nägema või peab teada saama, mis hinnaga müüdi ja muud tingimused, aga talle peavad kõik tingimused sobima nagu. Et ta peab samadel tingimustel vastma, mis ostja nagu. Jah, ta ei saa neid muuta. Või siis digiallkirjaga kas või see, et piisab võib-olla ka sellest, lihtsalt saata talle meil, kui ta isegi ei vasta, siis ikkagi see teavitamist arvestatakse nagu sellele nagu, kuigi see on vaieldav, jah. Aga kui see on tema ametlik meiliaadress või tema ametlik nagu selline kontakt, siis on. Siis loeb see seadus andma, sest tuleb 3 päeva või 4 päeva, millal see ei vasta, siis sa just olid nõus vaikimisi nõus, jah. Aga kõige kindlam on tegelikult kaasomand on ikkagi su naaber enamasti, siis nii, et mina siin kõrvale, kui ma nägin korteri või ridaelamu boksist või mingist juuksest asjast. Ma mäletan, ma kunagi müüsin ühte suht keerulist ja suurt kaasomandit, kus oli see, et kunagi 3 venda või perekonnaliikmed, ühesõnaga kõik ehitasid suure nagu ridaelamu oli see registris, aga tegelikult oli üks täiesti eraldiseisev maja, siis oli lihtsalt üks katuseräästas, mis ühendas nagu garaaži ja siis sealt garaaži küljes oli veel 2 ridaelamu boksi, ehk siis need olid kõik justkui ridaelamu boksid tegelikult. Aga üks oli täiesti eraldiseisev maja. Ja kunagi, kui need ehitati, siis tegelikult see kuulus nagu justkui ühele leibkonnale kõik, erinevad pered olid sees, mingi vennad ja oma peredega. Ja leibkond siis erinevad. Selles mõttes, jah, igatahes. Ära väänum sõnum. Jood õlut või? On juba kell nii palju küll ja päev ka 3 päeva. Nädala selgraug. Igatahes seal oli siuke olukord, et ma mäletan hästi, et seal oli hästi vähe asju reguleeritud, et näiteks kui te ostate notariaalse kasutuskorraga, siis mõnikord unustatakse ära reguleerida, kus on elektrikilp, äkki see on kellegi kolmanda garaažis. Ja see ei olnud kellegi toas veel hullem on ja kus on peakraan näiteks veele ligipääs. Ja meil oligi seal siuke olukord, et see oli tegelikult siis naabri garaažis ja see ei olnud reguleeritud, oli ainult parkla reguleeritud, kus keegi pargib ja mis boks kellelgi on.
aga et noh. mis on üldkasutatavad pinnad ja niisugused asjad. Ja siis tegelikult peab olema siis reaalselt see ka, et sul on õigus ligipääs, ehk siis see servituudi seadmine, et sul on õigus selle ekraanile ligipääseda 24/7, et naaber ei saa takistada. Noh, viisakuses sa muidugi helistad, kuule, tee uks lahti, aga ta ei saa sulle öelda, et kuule, käi kuradile, et praegu ei saa. Ja siis me tegime selle tehingu käigus ära. Sellepärast, et see ongi siuke väike nüanss, mida nagu igaüks ei tule selle peale, et sa saaksid ligi siis oma asjadele. No, mul oli üks case näiteks seal samas siin Kristiinas oli üks korter, kus oli niimoodi, et kogu maja kraan jooksis läbi ühe soklikorruse, mis oli, võtta mul seal samas Tondi ülesõidu juures, ma ei mäleta laadrist, aga oli seal üks äge keldri soklikorrus 75 ruutu kõrgete lagedega. Paardiga. Ma ei mäleta, mis laadrist oli praegu, aga Rähni jah. Ja siis seal oli ju samamoodi, et tegelikult sealt jooksid läbi teiste korterite küte, vesi ja minu kraanid olid minu käes. Et kui keegi hakkab me ei meeldi mulle, ma panen kinni ja tule proovi siis. Ja noh, ma ei tea, kas neil oli tehtud see või ei olnud, aga kinnistusraamatus seda vähemalt näha ei olnud. Aga noh, see on nagu arusaadav, ühtepidi mõned inimesed võtavad seda nagu loogiliselt, aga kõige hullem on see, kui inimesed muutuvad pahatahtlikuks. Siis sulle juriidiliselt ühtegi alust minna nõudma. Pahatahtlik lihtsalt minnakse tülli omavahel ja polegi mingit muud asja. See on vaid, sellega hakatakse mõjutama teist. Jah, see on nagu kehva olukord, et alati tasub nagu enne ostu hästi avatult ja avalikult sellest nagu kokkulepetest ära rääkida, et siuke soov on ja need asjad tuleb korda teha ja mitte üldse pahatahtlikult. Et see ongi kõige tavapärasem olukord siis, kui inimesed saavad hästi läbi, kõik on illalla-hullalla, aga tegelikult kirja panda. Ja hiljem, kui on natuke riid majas, siis on väga keeruline seda nagu korda saada. Et nii ongi lihtsalt. Mul on üks hea case võib-olla, mida mul see aku tühjaks. Ma räägin ühe hea case'i, millega ma olen tegelenud Haapsalu poole peal kinnistutest rääkides. Samamoodi ligipääsu teed, millest tihti nagu vanades nendes need talumajad vaata. Ligipääsu teed, et tahad üle teise põllu, 30 aastat on niimoodi sõidetud, pole probleemi on ju. Ja tegelikult tihti, kui inimesed hakkavad müüma, siis tuleb välja see, et keegi tahab veel pangalaenu kosta, et näed, pank viitab tähelepanu, et tegelikult servituuti pole. Avalikult teelt ligipääsu pole. Täpselt. Ja näiteks Anni enda isal vanematel on seal Haapsalus hästi äge mereäärne kinnistu ja siis on ka ajalooliselt olnud nii, et on üks tee siuke, mis läheb nende kinnistuni ja nad on eluaeg seda kasutanud. Nad ei saa seda paremaks teha, et see omanik tegelikult see naabrimaa peal ja servituuti pole. Ja täna on õnneks äge olukord see, et seal on nüüd see suur kinnistu on justkui 3 löödud ja tegelikult need kellelgi ei ole servituuti, et nüüd on nagu justkui 3 isikut sellega nagu seotud, huvitatud. Et annab äkki võimaluse nagu saada parem tulemus. Me ei ole sellega lõpuni tegelenud, aga ühtpäev just vaatasin. Ehk siis... Ega see olukord võib olla ka siin Tallinnas kuskil lähiümbruses, kus on mingi arendus tehtud ja see teemaa on endiselt mingisuguse ettevõtte oma, kes küsib iga kuu või mingit raha. Või vaat tõkkepuu ette ütleb. Või ütleb kõige, on ka see, et panen müüki selle tee, aga see tee hind on aga ebamõistlik. Ma just müüsin jällegist Haapsalu poole minnes seal jälle üks mereäärne piirkond meelde tule. Need kinnistud ja objekte nii palju, et vabandust, aga kõik aadressid tule meelde. Üks maja oli ja seal oli mitu maja ja seal oli samamoodi suure tee pealt keerud maha. Murastes oli see. Ja siis vanad need suvilate majad on elumajadeks tehtud. Ja tegelikult kogu see autotee oli tegelikult siis eraomandis. Tegelikult siis asi oli nii kaugele näitud, et nad olid ettepaneku teinud, mis hinnaga nad ostavad, aga see protsess nagu poolt läbi viidud ja tegelikult kui me müüme siukseid asju, siis me alati, see on hästi oluline info nagu öelda uuele ostjale edasi. See on oluline info, kuna hiljem tuleb mingi raha välja käia selle eest. Absoluutselt. Või siis meil seal seda probleemi ei olnud, et pank laenu ei annaks. Ei, ma mõtlen, seda tee tuleb välja osta. Jaa, absoluutselt jah. Ja kui sa 10 000 või mingi 20 000 arve, et osta omale koju ligipääsu tee, siis see on üsna oluline nagu väärtus. Nii on. Kuule, aga räägi mulle siis, mis sa eelmine nädal tegid, kuna meil aeg lendab. Kell on juba 45, et mis põnevat tuli või läks ja äkki mingi nädala nõuanne ka.
aga mingid plaanid nagu on inimestel osta või müüa või siis nagu, kui need hakkavad venima nagu väga pikalt, et siis see tekitab nagu kõigis nagu seda lisa nagu sellist ebameeldivust, et kuidagi püüda nagu neid otsuseid nagu vastu võtta nagu. Et üks maja siin tuleb müüki või no on müügis, kus ongi nagu juba pool aastat arutatud, kas paneme müüki, kas ei pane müüki, kas anname üürile, kas anname üürile. Ja nüüd küll on ta nüüd pandud nii müüki kui üürile, aga nagu lihtsalt, et aeg on võib-olla natukene selle müügi kahjuks jooksnud, kuna suvel oleks kindlasti ilusam olnud seda müüa, kõik on nagu kenam ja nii-öelda visuaalselt ja kõik muu oleks nagu parem olnud. Kusjuures see on jällegi see müüt vaata tegelikult, natukene on. Kas suvi, mulle alati küsitakse seda, kas suviled müüvad suvel paremini, kõrgema hinnaga või talvel? Ilus elumaja nagu, sellepärast, et oleks... Aga sellegi poolest majade puhul mängib rolli see tunne, vaata, et õues on muru, roheline, madal, golfikas. Et kui sul on sügisel seal nagu veits mudane või talvel on täitsa lumi, et siis nagu inimestel natukene nagu tekitab sellist kahtlust, et kuidas see suvel veel näeb nagu. Ei, neil tekib visuaalidest, nad ei saagi sellest aru. Aga jah, siin müüki tulemus on Kaupmehe tänaval 2 korterit. Üks on 4-toaline, tuleb hind kujundada ja siis on kõrval on 3-toaline, mis on ka ikka äge katus on korter. See on vanalinna. See on 100 ruutu. Kaupmehe tänav on seal Stockmanni poole. Ja Salalisest on keelas üle. Et selline väike kõrvaltänav on. Ja siis vist jah. Nagu tegevust on igapäevaselt. Hea nädala nõuanne. Okay. Mul tuli pakkumisse, kindlasti olete näinud ka, vaadake storidest, vaadake YouTube'ist. Üks 3-toaline üüripakkumine tuli. Siis tuleb veel üks Kotka tänaval, üks 2 nädala pärast lähme laivi, kuna inimene kolib välja. Tegelikult novembri algust lähme laivi ja 15. novembrist on saadaval. Kotka tänaval üks 2-toaline üürikas tuleb 450-500 eurot. Võib-olla natuke rohkem. 475-500 eurot. Ja mingid müügiasjad ka susisevad, aga nendega on alati see, et kõigepealt nad peavad ära susisema. Et nagu sa just rääkisid, mõned inimesed otsustavad hästi kaua, kas nad hakkavad müüma või mitte. Ja see oleneb 1000 asjast, et mõnikord on see põhjus see, et nad ootavad oma asja nagu põhiline argument, mida mulle öeldakse, ma ei tea, mida sulle öeldakse, on see, et ma ei leia turult mitte midagi, mis mulle meeldib. No see on üks asi, et ei ole nagu otsitud asemele, ei ole leidnud. Teine on, et pole lihtsalt suudetud otsustada, kuidas edasi liikuda. No täpselt. Et siin jällegi minu nädala soovitus võib-olla, ma olen seda korduvalt ka öelnud, kui te tahate edasi liikuda, siis müüge oma asi maha. Siis teil on surve taga, siis te peate liikuma, selleks, et visatakse muidu välja või te peate oma kinnisvara vabastama. Et muidu on ikka see so, et daydreaming, et teen või tee. Siin praegu inimesed ootasid 2 aastat peale pärimist, nagu on said korteri kätte. Keegi andis nende nõu, et oodake 2 aastat ära, siis te ei pea tulumaksu maksma. No elasid sees siis. Aga nad ise ei elanud seal sees, nad on nagu mujal elavad. No aga siis on ju tulumaksu kohustus. Aga neile öeldi, et kui te ootate 2 aastat ära, siis te ei pea maksma. Vale nõuanne kahjuks ei päästa seda. Ja need on 2 aastat mööda läinud, inimesed pole seda raha saanud kasutada, korter on tühjalt seisnud, pole üüril andnud seda lihtsalt. Aga seal on ka nagu see, et maja on halvas seisus, korter on halvas seisus, 2 aastaga on kindlasti olukord. Kehvemaks kütad ka sees ei ole, on ju? No ei, seal on mõttes korter maja. Keskküte. Okei, siis vähemalt mingi niiskus või haritust ei teki. Aga ei, see on hea näide sellest. Aga jällegi, kui sa tood selle välja, siis see, et te pärite mitmest kohast nõuannet, kas või? Ja küsige siis maksunõuannet mitmest kohast, sellepärast, et see nõuanne on väga nagu ekslik. Et see, et te omate midagi 2 aastat ei päästa teid tulumaksu kohustusest, et tegelikult see on nagu kõige, ma arvan, et seda me võiks iga nädal tegelikult rääkida, et see peamine elukoht tähendab seda, et kus te päriselt elate. Alaline, peamine, kuidas iganes see nimetatakse, aga ikkagi see koht, mis on teie kodu igapäevaselt. Peamine just sellepärast, et alaline, see vahe on ainult see, et peamine tähendab seda, et kui sul on 2 kodu, siis kui kellelgi tekib kahtlus, siis on oluline see, et see peamine tähendab, et sa elad seal rohkem kui 50% ajast.
kuskil neid numbreid pole välja toodud. Tegelikult ei ole jah. Aga see on nagu see, kus sa kõige rohkem oled. See on sinu igapäevane kodu ikkagi. Et samas, ma räägin, see on nii lai ja huvitav teema, mida võib alati nagu tunde arutada. Kui tulu ei teeni, siis ei pea üldse mõtlema. Jah, kui tulu ei teeni, siis ei pea üldse midagi arutama. Aga seda ei teata nagu. Kusjuures mina just mõtlesin selle peale, et see on lihtsalt minu mitte nõuanne, on ju. Et tegelikult on ju nii ka võimalus alati, et sa ostad hästi kõrge hinnaga perekonnasiseselt selle nagu üles. Ja siis tegelikult see ei ole nii kõrge ja siis müüd odavamalt maha ja siis tegelikult ei maksa kõige tulumaksu. No tihti ikkagi ei ole nagu neid vahendeid, et osta seda lihtsalt. Ei, ma saan aru, et tihti ei ole, aga hästi lihtne nagu olukord, mida mõelda. Tavaline ei hakka mingi välja mõtlema. Aga see ei ole nõuanne, et meilt tegelikult hästi tihti küsitakse, kuule, saad sa mulle öelda mingi skeemi, kuidas ma ei peaks tulumaksu maksma, siis minu lihtne nõuanne on alati kõigile, et mina kellelegi nõuannet selle koha pealt ei anna. Esiteks ma ei ole maksunõustaja ja teiseks on see, et loe seadust ja kui sa nagu teed midagi muud, mis seadus ei luba sul teha, siis see on sinu asi lõpuks tõestada ja tõendada oma risk ja vastutus. Meie ei saa nagu sellist nagu anda, me saame välja tuua, mis seadus ütleb nii-öelda või mis praktikad on olnud. Ja praktikad on need, et tegelikult tuleb tulumaksu maksta, kui sa selle ei ela. Nii lihtne ongi nagu. Ja siis inimesed mõtlevad igast asju välja, et meil kinnisvara kogukonnas ka pidev teema see, et aga kui ma lähen sinna kuuks ajaks sisse. Ja mul on sissekirjutus seal. Või jah, et mul on sissekirjutus, see on ka hea müüt. Jah, see on põhiline. Et see ju päästab, ma ütlen, et see ei ole ammu enam mingi teema, et sul võib olla seal mingi 30 000 inimest sisse kirjutatud, et see ei näita, kus te elate ja see ei näita, et see on teie peamine elukoht. Nii et sissekirjutus ei loe mitte midagi. See näitab ainult seda, et sa saad Tallinna linnas maksusoodustusi. Selles piirkonnas on, see on sinu ametlik aadress nagu nii-öelda Eesti Vabariigis. Muud ei ole midagi. Täpselt, nii et sellel teemal võib palju spekuleerida ja nämmutada. See ei muutu, praegu pole muutunud. See ei muutu ja õnneks tulumaks nüüd uuest aastast ju vist ei pruugi muuta. Vist oli jah, vahepeal nagu öeldi, et tõuseb. Nüüd nagu okei. Kuule, aga tõmbame siis nädala kokku. Meil on osa aega veel. Mis sest? Meie ette nähtud aeg ongi siuke 50 kuni tund aega tavaliselt või 15. Et ma arvan, et midagi pingutada pole vaja. Mida ma võib-olla soovitan, kui kinnisvara tehinguid tahate teha edukalt, siis lugege mõned hästi ägedad raamatud on olemas maakleritel tavaliselt. Kas meil on siin ka, nagu te näete, meil on hästi suured riiulid siin, et me müügist ja kõigest loeme, aga meil on ka tegelikult juriidilisi raamatuid siin, kus saab lugeda. Kuidas teha tehinguid ja flippimist. Jah, aga ma mõtlen neid Saamani võimalus. Õiguse ABC-d ja neid vaata. Me oleme ise nii väga, meil pole enam neid. Meil ei ole neid. Igatahes, kui keegi on mingi alustab investor või väike flippaja või mida iganes, mina soovitan kinnisvara õiguse ABC-d ja tegelikult võib lugeda vabalt maakleri ABC-d, et seal on nagu hästi palju kattuvaid asju, aga sisuna te saate aru nagu tehinguprotsessidest, mis on oluline, mis mitte ja seal on ka pärimisteemad sees. Tulumaksu kohtu riigiteatest ka, jah. Paljud ei tea isegi, mis asi riigiteater on. Me pole kunagi käinud. Ma ei hakkaks nüüd päris tõlgendama, aga põhimõtteliselt leiab sealt seaduseid. Seal leiab seaduseid ja tegelikult riigiteatajad saab hästi adekvaatse info ja sealt on hästi lihtne lugeda just neid lõike, mida teil vaja on. Ei pea tervet seadust läbi lugema, et mina olen neid hästi palju sirvinud ja vahepeal olid isegi paragrahvid peas. Tänaseks on lihtsalt need nagu pähe kulunud, et mis need on ja mis need ei ole. Kuule, aga tehke tarku tehinguid ja näeme juba uuel nädalal ja kellega uuel nädalal näes, näeme juba notaris. Jah. Tšau. Tšau.